Oskar, see sikkel segab kõik ära. Lõpuni ilus ikka andma, kui sa nagu tugevalt viskad seda. Sain proovida Eestis toodetud kahte ketast, üks oli keskmaa, üks oli driver. Ja esimesena, mis ma sinna videopidi sain, oli siis keskmaaga visatud viskad. Käest tundus hästi pehme. Selline mõnus gripi, aga minu käele isiklikult sobis väga hästi. Ketas ise lendas, kui ma nüüd siin kerges haiseris teda viskasin, ta jäi terve tee seda hoidma, ta läks isegi pisut liiga kangeks. Proovisin ka siis koha pealt visata teda lähenemisteks, ka väga super, ilusti hoiav haiserid, kõik on nagu mõnus. Ja siin 9. rajal proovisin teda siis kõrgelt ja tugevas haiseris visata spike'i, töötab super hästi. Järgmisel kaadril on näha, ma viskasin teda üpris tugevalt, see oli kuskil 80 meetrit rada ja viskasin teda flatti, terve tee hoidma. Siin proovisin kerges Anna haiser, viskasin natuke madalale, aga ta tuli ikkagi lõpuks tagasi flatti ja minu meelest töötab väga hästi. Nii, järgmiseks oli mul kiirus 13 driver. Proovisin alguses teda vastu tuld. Viskasin teda poolkõrgele, üpris flatti. Ta läks päris tugevalt üle. Aga ma kujutan ette, et teda natukene vaiksem tuulega visata või natuke veel kõrgemale lasta, siis ta teeb oma täis selle fleksi ära ja saab teda väga hästi kasutada üleminevaks viseteks. Ta ei ole kindlasti mõeldud vastutuule kettaks, aga sellega poolest tema plastik ja tema lennuomadused on väga huvitavad. Mis ma veel siis proovisin? Lisaks sellele üleminevale viskele proovisin teda visata ka tunnelisse, lasin teda flatti, seal tuult ei olnud ja läks samamoodi mõnusalt üle, aga ta oli näha, et ta läheb kergelt juba sirgemaks tagasi, et ta ei ole nagu päris lahja ketas, et proovisin ka siis järve viimasel teda visata üpris tugevalt, hästi kerge tagant tuulega, panin tal haiseri sisse ja nagu videost näha on, siis ta tõusis üles, tegi väikse fleksi ja hakkas tagasi vasakul tulema, et maksimum distantsi kettaks suurepärane.